Minul on tahvli peal sellised kaks sellist taskukest, kuhu siis õpilased toovad oma tööd, kui nad on valmis saanud, ehk sõnade tööd või kontrolltööd. Sõnade tööd lähevad siia väiksemasse ja kontrolltööd nad panevad siia suuremasse. Et ma tavaliselt tõstan nad siia poole, et siis neil on mugavam neid oma töid sinna sisse panna. Et see on siis tööde kokkukorjamine. Et nad ei anna töid minu kätte ega ei pane minu laua peale. Nüüd uuest trimestrist mõtlesin, et ma natukene muudan ka seda korda, et kuidas töid kätte jagada, et siiani ma lihtsalt andsin õpilastele ise tööd kätte või siis andsin esimestele pinkidele, nemad jagasid edasi, andsid enda selja taga olevale õpilasele siis töid edasi. Aga nüüd mõtlesin, et ma panen sellised, siia saan panna siis sellise taskukese, see on väiksem, siia saab väiksemad tööd panna, aga siis näiteks siia panin ma siis teise sellise tasku ja aknalaua peale panin sellise korvi, kust siis õpilased peavad ise töid võtma tulema. Et siia panin ma praegu lihtsalt sellise sildi, aga et siia ma riputan siis ka tööd. Ehk siis klassis on 4 kohta aknalaua peal, seal, siin ees ja siis minu tahvli juures, kus nad saavad töid võtma tulla. Ehk siis natukene on siis enne tööd väikest saagimist, aga õpilased saavad jällegi natuke korraks liikuda.